Aasta lõpuga sai üks arenguetapp erametsanduse tugisüsteemi läbi, et nimelt ei ole enam piirkondlikke metsanduse tugisikuid, mis ei tähenda seda, et metsaomanik nüüd ei saa enam infot ega kellegi poole pöörduda, vaid lihtsalt tugisiku asemel on nüüd metsaomanikule esimeseks kontaktiks metsaühistu. Ja loomulikult on jätkuvalt olemas ka konsulendid, kelle käest saab siis põhjalikuma ja juba konkreetset infot ja nõustamist. Et usutavasti metsaomanike jaoks ei tohiks nüüd kuidagi see teenus halvemaks muutuda, et lihtsalt on see isik, kelle poole pöördutakse on teine. Ja ma loodan, et tegelikult ühistud selle võrra arenevad ka jõudsamalt ja kiiremini, kuna peavadki võib-olla rohkem tegelema metsaomanikega otse, et varem oli nii-öelda üks vahelüli seal veel juures. Kui metsaomanik leiab oma metsast näiteks mingi suurema risupesa, siis ta peaks tingimata teatama Keskkonnaametisse seda, et tuldaks kontrollima, kelle pesaga tegu, sest risupesi ehitavad paljud linnuliigid, mitte ainult kotkad. Näiteks hiireveud, samamoodi herilaseveud. Ja kõik nad ei ole nii range kaitse all kui kotkad. Kotkad on Eestis kõik esimese kaitsekategooria liigid ja on rangeima kaitse all. Aga kui metsaomanik näeb, et tal lendavad kusagil kotkataolised, siis tõenäoliselt ei pruugi inimene, kes ei ole täpselt uurinud, milline üks kotkas ja tema lennupilt välja näeb, või tema häälitsus samamoodi. Ta ei pruugi seda samamoodi ära tunda, nii et kindlasti oleks spetsialisti abi vaja. Spetsialistid Eestis on kotkaklubi liikmed ja kotkaeksperdid. Neid ei ole mitte väga palju, aga on inimesed, kes on pühendanud kotkaste uurimisele, nende pesitsuse jälgimisele, arvukuse jälgimisele, toitumise ja elupaikade jälgimisele ja muudatustele. Nii et Keskkonnaamet on esimene, aga tavaliselt jõuab Keskkonnaametist igasugune info pesadest või lendavatest kahtlaselt kotkamoodi lindudest ikkagi järjega kotkaklubi liikmeteni, kes on eksperdid. Mis ma veel rääkida tahaksin sellest noorendikust just sellepärast, et päris valus on vaadata siin kotkapesa 100 meetri raadiuses nõuaks see istutatud kuuse noorendik hädasti hooldust, aga et mitte seadusega pahuksi minna praegu kehtiva seadusega, siis ma siin ei tohi isegi seda võsaraasukest maha lõigata. Ja tahan seda öelda, et mitte mingil määralgi ei kahjustaks see noorendiku hooldus selle kotka elupaika, pigem muudaks selle paremaks. Noorendiku hooldus kotkapesa lähikonnas võimaldaks sellel istutatud metsal kiiremini suureks kasvada ja see juba selline noor latimets või keskealine mets oleks kotkale hoopis sobivam kui mingisugune tihe padrik. Sest enamuse saagist küll kotkas saab põldudelt,
rohumaadelt ja põldudelt ja seetõttu kotkapesad reeglina ei ole sügaval metsas, vaid on võrdlemisi rohumaadele lähedal. Siin räägitakse isegi kohati ainult kuni 50 meetrit, ka vähem on esinenud, aga nii tavaline siin minu puhul on siin 150-200 meetrit pesast on põldudeni. See on sellepärast, et nad toituvad hiirtest ja pisinärilistest, keda liigub just põldudel kõige rohkem ja lihtne on saaki kätte saada. Aga metsas on lageraelankidel teinekord ka liikvel selliseid loomi. Rootslaste turul on triko, see on Austria toodang, nüüd juba 5 aastat ja nad on selle peal sisuliselt kõik eksperimendid ära teinud ja see on seal turul juba siis, nagu ma ütlesin, 5 aastat ja meil siis alates uuest aastast on ta saadaval regulatsioon ja registratsioon on tehtud siin ka Eestis ja ühtlasi mitte Eestis, vaid terves Baltikumis. Oli ta olemas ka Soomes katseperioodil, kuid soomlaste bürokraatia natukene on asja venitanud, nii et tegelikult on siin ka kenasti kirjas, et peale Austria on ta Saksamaal, Prantsusmaal, Tšehhis, Ungaris, Itaalias ja ta tegelikult on vormistamisel ka praegu Poolas, nagu öeldud, Soomes ja Taanis. Nii, triko on siis põhimõtteliselt saadaval on ta 5- ja 10-liitristes kanistrites. Lõõnaefekti siis ja selle toimeaine on tal lambaneerurasv, mis on siis polümeeriga segatud. Siin on siis kulu sõltub nüüd sellest, eks on kas tegemist suurte või väiksemate taimedega. Väga lihtne on teda peale pritsida. Tööjõudlus on hästi suur, sellepärast et ta on otse valmis segu kohe. Lihtsalt tuleb korra nagu teda raputada kanistris ja valada kohe siia sisse läbi sõela. Samamoodi on väga lihtne puhastada pärast pritsi. Sooja veega saab tast kergesti. Ja tegelikult me oleme siin natukene juba oma katseeksemplaare teinud ja polükoolidel seda asja katsetanud ja ausalt sellist ummistusmomenti pole tal veel tekkinud. Ja praegu on me oleme ka siin seda asja tõesti nüüd siin Eestis toimetan ja ka Rootsis oleme sealsetele klientidele siis Rootsi trikot pritsinud. Toimeaeg 6-8 kuud, tegelikult ta näitab, et toimeaeg on 1 aasta. Kantakse peale siis lihtsalt käsipumbaga, mõned korrad lööd, ta tuleb 5 atki, lööb sisse ja lähed ja lased lihtsalt, piisab ühest väiksest pihustuskorrast. Üldiselt tootjafirma näib ka seda, et isegi kui ta ei satu taime pihta, satub kõrvale, siis sellest juba piisab. Üldiselt meil on ka juhtunud sellist olukorda, et oleme rajanud siin polügooni, kuhugi tõmmanud sellise mõttelise joone, siitpoolt oleme pritsinud, siitpoolt jätud pritsimata ja huvitaval kombel tegelikult nad ei puuta ka eriti seda pritsimata osa. Et kas see lõõnafoon on siis niivõrd tugev, meil on praegu käimas ka katsed Jõgeva sordiaretusega. Ja siin on tänavu sügisene katse, see on tehtud härra Olavi Udami juures Suure Jaanis, kus ta kaebas, et täiesti võimatu on tal oma mändi kaitsta. On üks selline ala, mille me siis käisime koos, ära töötlesime. Sisuliselt vaatame, mis siis nüüd lähiaeg toob ja mis ta siis kevadel näitab iseenesest. Väga huvitav, aga samas tõesti ala, kus tal pidevalt oli võtradega probleeme. Ei ole siin ainult tegemist, ütleme sellise hammustuse või närimisega, aga ka näiteks sarvede sügamisega. Et piisab, kui silma kõrgusele lasta, umbes looma silma kõrgusele lased tüve peale, pihustad seda korra ja samamoodi peletab kohe eemale, nii et ka selles suhtes on, omab ta päris sellist, kas ma 100% julgen lubada, aga väga kindlasti.
meil ka Olaviga tegime seal, pritsime tammede peale ja et kuiva ilmaga kanda peale ja lasta tal ka natuke kuivada. Ja siis nii palju kui me oleme ausalt öeldes hilisema kontrolli käigus nagu tuvastanud, et ta on peal. Ka kevadel on ta ilusti peal, ta on ka ilusti nähtav. Nüüd kui piserdada ta, siis ta alguses jätab sellise hästi ereda valge mulje või nagu ütleme kohane praegusel talvele sellise kena jõulupuu mulje jätab, aga hiljem ta see värv natukene tuhmub, aga see rasvaefekt jääb endiselt peale püsima. Järgmine küsimus on selles, et kuna ta on pritsiga kantav ja ta on selline vesiemulsioon, siis lavapumba kinnikatmise ohtu tal ei ole, nii nagu on servakooli plantsus? Ja ei ole, jah, täpselt. Meil on üks Leedu partner, kes hästi palju kasutab servakooli ja tema on väga rahul selle uue tootega. Ja siin repellendi maksumus, kas mul jäi midagi ütlema seda? Hinnakirja kohta täpsemalt, et ütlete, et 160 eurot hektar. Et see on ligikaudu 5 korda kallim kui servakooliga teha. Kuidas te seda kommenteerite? Kuidas te seda oma toodet nagu 5 korda mulle atraktiivsemaks räägite? Ei, asi jällegi selles, et midagi atraktiivsemaks rääkida. Meie lähendus on selline, et selline materjal on olemas kõikidele teadmiseks. Ja igaühe enda kasutada on see. Igal juhul, nii palju kui mina tean, siis praegu on sellised signaalid, õigemini mitte praegu, aga nad on ammu tundnud, et servakool ei peleta enam. Teiseks ma ütlesin, et näiteks meie koostööpartnerid, Leedus on meil hästi palju selliseid firmasid, nendel on suured kogused. Nad ei jõua servakooliga ära lihtsalt. Milline on Pärnu metsaomanike selts ja mis on teie põhilised, kes on teie põhilised liikmed ja millega te põhiliselt tegelete? Pärnumaa metsaomanike selts asutati 1999. aastal, nii et oleme juba üks staažikamaid seltse vabariigis. Praegusel hetkel koondab selts 125 Pärnumaalt ja ka lähiümbrusest liikmeid ja tegeleme praktiliselt nagu tänagi õppepäevade korraldamisega, siis raieõiguse võõrandamise enampakkumistega ja juriidilise nõustamisega ja seltsi juhatuse ja tähendab konsulentide poole võib praktiliselt iga praktilise ja erametsandust puudutava küsimusega pöörduda. Kui aktiivne on teie keskmine selline seltsi liige? Nii metsaomanikuna kui ütleme seltsi liikmena siis? Keskmine seltsi liige võiks palju aktiivsem olla just eriti oma metsa majandamisel. Väikemetsaomanikud tihti nad ei teagi, et neil on võimalik ka sellest metsast küllaltki palju kasu saada või tulu. Aga teine asi, nagu näete, ikka õppepäevadest osa võetakse ja ka õppeekskursioonidest võetakse palju osa. Et nende täituvus on meil siiski normaalne. Kas ka arvestades nüüd selliseid ühinemise tuuli, mis ilmselt Eesti erinevaid metsaviistuid nii lähitulevikus kui ka juba hetkel nagu on haaranud, et kuidas te näete nüüd sellise väikese metsaseltsina oma niši selliste suurte metsaseltside keskel? Siis on üks väga aktiivne metsaomanik, kelle metsad asuvad Pärnu lähedal ja kes on oma metsadest väga huvitatud ja peab lugu. Ja tänu sellele faktile me saime tema metsadesse rajada õpperaja. Ja õpperada näitab seda, et oma metsast tasub lahtiste silmadega ringi käia. Ja me leidsime õpperaja rajamise käigus seal väga huvitavaid objekte, näiteks hübriidlepa, mis ka
Maaülikooli metsandusteaduskonna õppejõudude seas on väga huvi äratanud ja näiteks Maarja Kase ja väga palju muud sellist, mis pakub huvi metsaomanikule. Me oleme ikkagi väikemetsaomanike toetajad ja me lähtume sellest ühinemisel ka. Kui pakutakse meile ühineda seal kuskil 50 000 suurfirmaga, siis me sellest igal juhul kinni ei võta. See ei ole meie põhimõte. Aga kui näiteks Halinga metsaomanike selts otsustab meiega ühineda, siis miks mitte.